Minu nimi on Alvar Tiisler, töötan Eesti Rahvusringhäälingu sporditoimetuses juba rohkem kui 10 aastat ja lisaks spordikommentaatori tööle tegelen veel ka professionaalsel tasemel laulmisega. Olen Hõbemetsas elanud 1,5 aastat, ennem elasin 25,5 aastat vanas heas Õismäe Panelkas 9-kordses. Ma kuidagi vaatasin seda piirkonda, et võib-olla oleks täitsa äge siin elada, tundsin huvi ja nii ma siia oma kodu leidsin. Minu arvates on siin Hõbemetsas ja Hõbemetsa kõrval Tallinna kõige paremad kergliiklusteed, mis annavad sportimiseks võimaluse esiteks nii jalgrattasõiduks. Näiteks mina sõidan väga palju maanteerattaga, mis nõuab hästi tasast asfalti. Ma saan siin jooksmas käia Harku metsa ja üldse kaugel. Nii et nagu spordiga tegeleva inimese jaoks on kindlasti siin elada super ja tegelikult ka suured jõusaalid, asjad ei ole üldse väga kaugel. Kindlasti selles korteri puhul mulle esiteks meeldib planeering, et siin on hästi avar, mul on hästi palju valgust, eriti hommikuti sees ja mingis mõttes mul ei olegi üldse hommikul mingit valgustust vaja, sest see nagunii tuleb midagi naturaalselt teel nagu koju kätte. Mulle tohutult meeldib minu rõdu, seal olla, seal kuidagi aega veeta, lugeda, kuulata, rääkida, mis iganes, aga tervikuna on kodu nagu hästi-hästi avar. Ma ei ole 1,5 aastaks mitte kord ei kuulnud ühtegi oma naabrit, ei ülevalt, vasakult kõrvalt ega paremalt kõrvalt ega alt, et selles mõttes on kindlasti ehituskvaliteet super. Ma laulan hästi palju häälega ja siiamaani ei ole keegi mind nagu kollitama tulnud. Mina arvan, et Hõbemetsa on super koht nii peredele kui ka üksikutele inimestele, eriti nendele, kes huvitavad spordist. Mina üksiku inimesena väga soovitan. Esiteks on siin olemas ikkagi kõik käe-jala juures, mis vaja. See ei ole linnast üldse kaugel ja inimesed, kes tahavad sporti teha, minu meelest nende jaoks on siin ikka super, ükskõik millist siis spordijala värskes õhus teha. Nii et ma ei tea väikest, ütleme siis noorte perede kohta, aga üksikule vallalisele inimesele on siin piisavalt teha ja piisavalt mõnus.